kõigepealt siis tänu Aitale meil täna toimub jälle suurepärane üritus seoses Haapsalu raudtee taastamise küsimusega. Ja see kuupäev 22.09, mis meil täna on päris vahva kuupäev, sest see on päris täpne kuupäev. See, mis puudutab Haapsalu raudtee likvideerimist kui sellist. Ehk see on täitsa asjakohane. Ja mina ja siis Liis, meie planeerija, kes parasjagu sööb võileiba, katsume teile anda siis kõigepealt esimese tunni jooksul väikese ülevaate sellest, kus maal me üldse oma asjadega praegu oleme, selle pika tee käimisel. Kõigepealt mina sellise üldisema ülevaate, teen väikse kronoloogilise kokkuvõtte ka sissejuhatuseks ja siis Liis kui meie raudtee teemaplaneeringu koostaja räägib siis sellest, mida see raudtee teemaplaneering endast kujutab ja mida ta endast sisaldab. Ja pärast seda tuleb meile külla härra Sipp, kes räägib meile Nõukogude filmikunstist, sest meil on suurepärane võimalus vaadata filmi Jaan Kahele, mis on suurepärane filmikunsti tükk, siis viimane. Aga nüüd siis natukene asjas. Et nagu te ju teate, siis Haapsalu raudtee on ajutiselt suletud ja see asjaolu, et on tegemist ajutise sulgemisega, on ka täiesti tõele vastav, sellepärast, et Eesti raudtee haldusnõukogu rääkis sellest, et reisijate vedu suletakse ajutiselt või lõpetatakse ajutiselt 22. september 1995. Selle kuupäevaga oli siis otsus reisijate veo lõpetamise kohta, nii et sellepärast ma ütlesin, et see 22. september on täitsa õige päev, kuni raudtee seisundi ohutusnõuetega vastavusse viimiseni. Ja kaubavedu sellel hetkel säilis, aga 22. septembrist 1995 võeti vastu otsus siis reisijate veo sulgemise kohta. Ja ma panin nüüd siia siis kirja enam-vähem selle kronoloogilise loo, mis selle raudteega kaasas käib. Raudtee ehituse algus ma päris ei pannud, aga see on 1902 ja enne seda hakati siis tollal Vene keisririigis ajama Haapsalu raudtee asja ja eks siin lugusid on ju erinevaid, mis kõik mõjutas, et kas kõige suurem põhjus oli selles, et Haapsalu oli Vene keisrile meelepärane kuurortlinn või mängis oma osa kindlasti see, et kohalikud mõistnikud algatasid seda, et nad tahtsid korraldada viljavedu, algatasid raudtee-ehitust või siis oli hoopis tegemist militaarhuviga, sest lõpuks jõuti välja Rohuküla sadamasse, mis oli sõjasadam, aga võib-olla kõik need kolm asja kokku. Aga enam-vähem on teada, et kuni esimestest taotlustest Vene keisrile raudtee ehitamiseks kuni siis ehituse alguseni 1902 läks aega 15 aastat ja me võime arvata ja aimata, et nüüd taasiseseisvunud Eestis me oleme sama teemaga tegelenud umbes sama kaua, lapsed kasvavad suureks, vahepeal aeg läheb, aga meie läheme edasi. Paraku küll teosammul, aga ei sammugi tagasi. Et
1995. aastal siis lõpetati reisirongide liiklus ja raudteelõik erastati osaühingule Taavi ehk osaühingule Haapsalu raudtee, kes jätkas kaubavedamist. Ja see toimus päris pikka aega, see kaubavedu, kuni siis 2004. aastani, kuni osaühing Haapsalu raudtee demonteeris rööpad ja liiprid. Palju on sellest küll küsitud, et miks see küll nii toimus ja kas see kõik oli õige või hea, aga sellega on huvitavaid nüansse sellega seoses, nende rööbaste ja liiprite demonteerimisega seoses. Üks huvitav nüanss on see, et neid rööpad ja liipreid praegusel ajal ja ega ka tollal raudteevedude korraldamiseks kasutada enam ei saanud. Kõigepealt nad olid amortiseerunud, teiseks oli tegemist kergrööpaga ehk klassiga R43 ja sellega tänapäevaste nõuete järgi ei tohigi sõita kiiremini kui 60 km tunnis seal peal, ehk siis reisijate vedu selle rööpaga niikuinii teha ei oleks saanud. Ehk siis, et osaühing Haapsalu raudtee tegi ära selle lammutustöö, mis paratamatult kuulub iga raudtee rekonstrueerimise juurde, mida ka tänapäeval teostatakse. Teine omapärane nüanss, mis oli selle asja juures, on see nüanss, et osaühing Haapsalu raudtee taotles ka raudteetammise aluse maa ostueesõigusega erastamist. Kohalikud omavalitsused keeldusid erastamast väitega, et oluline osa raudtee infrastruktuurist on lammutatud ja kui ühest kinnisasjast oluline osa on lammutatud, siis sinna alla maad ei erastata. Toimusid ka kohtuvaidlused, osaühing kaotas kohtus, riik võitis ja selle tulemusena on erastatud raudteetamm siiamaani vallasasi. Ei ole kinnisasi, vaid on vallasasi ehk asub riigile kuuluval maal. Ja see asjaolu on mõnes mõttes positiivne, selles mõttes positiivne, et kui praegusel hetkel rääkida raudtee taastamisest, siis me ei pea rääkima maa ostmisest. Me ei pea kartma maa müümist, me ei pea kartma maa lahti kruntimist ja olgugi, et selles mõttes, et ega tõenäoliselt me ei peaks seda ka kartma tulenevalt sellest, et osaühing Haapsalu raudtee omanik lihtsalt ei kavatse seda teha, aga ka juriidiliselt see lihtsalt ei ole võimalik, kuna maa seal all on riigimaa ja ei kuulu raudteetammi omanikule. Et selles mõttes igal asjal on omad head ja halvad küljed ja selles mõttes on midagi head ka selles, et need rööpad ja liikrid demonteeriti. 2003. aastal tulin mina tööle Läänemaa arenduskeskusesse ja 2004. aastast hakkas arenduskeskuse kaudu aktiivne töö raudtee taastamiseks. Toimusid esimesed koosolekud, ma vaatasin täna veel oma tollased kaustad üle, koosoleku kutsed, pöördumised EAS-i poole, pöördumised Majandusministeeriumi poole, esimeste töögruppide moodustamine toimus aastal 2004 ja aastal 2005 tegi siis arenduskeskus esimese katse taotleda raha raudtee taastamise tasuvuse uurimiseks. Ja see katse läks luhta, sest Majandusministeerium ütles ära ja siis järgmine katse oli 2007, ka see läks luhta, sest Siseministeerium ütles ära ja järgmine katse oli 2009. Kolmandal katsel siis õnnestus meil saada raha raudtee taastamise tasuvuse uurimiseks. Ja see üks oluline asjaolu, miks siis viimane katse õnnestus, seisnes selles, et me läksime nii-öelda koostöösse Harjumaa ühistranspordikeskusega ja see projekt koostati mitte pealkirjaga Haapsalu
raudtee taastamine, vaid koostati pealkirjaga Lääne-Harjumaa ja Harjumaa ühistranspordi uuring. Ja selle tõttu, et me ei käsitlenud Haapsalu raudteed mitte iseseisva ühikuna, vaid ühena kogu siis Tallinnast lääne poole kulgeva ühistranspordi osana. Tänu sellele me tegelikult saime analüüsida ka Haapsalu raudtee taastamist ja samal ajal uuriti ka muidugi kogu liinivõrgustikku, tehti uuringuid, küsitlusi liinibussides ja tegelikult oligi hea, et see niimoodi läks, sest raudteetransport ei saa eksisteerida eraldatuna teistest transpordiliikidest, nii et lõpuks läks asi õigesse rööpasse ja me saime ka siis raha selle tasuvuse uurimiseks. Ja tasuvusanalüüsi koostamine kestis siis 2009–2011. Vahepeal 2008. aastal esitati siis omavalitsuste koostöös ka Euroopa Liidule taotlus ja rajati see niinimetatud tervisetee raudteetammile, mis oli ka väga positiivne asjaolu, sest paraku kipub niimoodi olema, et see asi, mis on maha jäetud, kipub kas lagunema või iseeneslikult või heade kaaskodanike kaasabil vähenema. Ehk siis, et suurepärane raudteetammitäis korralikku killustikku ei pruugi sama koha peale jääda, kui seda ei kasutata. See asjaolu, et seal on peal jalgrattatee ja seal jalgratturid tegelikult sõidavad ja seda raudteetammi kasutavad, võimaldab seda raudteetammi säilitada nii kauaks, kuni meil lõpuks taastamine korda läheb. Ja tasuvusanalüüsi täiendamine on käinud tegelikult pidevalt ja olulise märgina siis ka 2012 maavalitsus algatas siis raudteetrassi teemaplaneeringu, kui siis maakonna planeeringu, teemaplaneeringu ja selle planeeringuga me oleme jõudnud siis lõpusirgele nüüd ja katsume selle sirge ka siis ikka hoogsalt ära võtta ja selle planeeringuga me tegelikult oleme siis jõudnud sinna maale, et saavad lahendatud nii-öelda bürokraatlikud takistused raudtee taastamise teel. Et see, mis puudutab bürokraatiasse ja sellisesse asjaajamisse bürokraatia mõistes, et see saab siis selle planeeringuga tehtud. Et ma loodan küll väga, et see planeering saab meil positiivse lahendi ja inimeste mured seoses raudtee taastamisega saavad lahendatud või vähemalt leevendatud, sest tõenäoliselt mõned mured ei saagi lahendatud, aga vähemalt leevendatud. Ja me saame raudtee taastamise teemaga edasi minna. Ja seda me loodame juba 2016. aasta jooksul. Märgiline on ka näiteks see, et 2014. aastal moodustati Riigikogus Haapsalu raudtee taastamise toetusrühm. Tollal oli sellel 15 liiget. Praegu on Riigikogus Haapsalu raudtee toetusrühmal 51 liiget. Ehk siis see on kõige arvukam toetusrühm Riigikogus. Praegu on ka pidevalt toimumas läbirääkimised nüüd eraettevõtja ehk siis aktsiaselts Lääne Raudtee ja Majandusministeeriumi vahel, kuna idee on läheneda teemale kaheetapiliselt, niimoodi soovitas meile juba see tasuvusuuring, ehk kõigepealt püüda siis taastada raudtee kuni Turbani ja pärast, kui see investeering näitab enda õnnestumist, ka tulla edasi Haapsalu poole. Ja eraettevõtjad on siis initsiatiivi üles näidanud ja vähendanud riigi riske siin juures nii palju kui võimalik ja võtnud investeerimisriskid ja ka näiteks reisijate hulga vähenemise
või mitte planeeritud mahus reisijatega seonduva riski on võtnud eraettevõtjad enda peale ja see oleks muidugi nüüd pretsedent Eestis, sest et selliseid lepinguid veel ei ole sõlmitud riigi ja eraettevõtjate vahel. Samas eraettevõtjad küll opereerivad raudteed, nagu me teame Edela raudteega, Viljandi vahet ju ja Pärnu vahet sõidavad ju meil eraettevõtte rongid, nii et selles mõttes ei oleks see esmakordne, aga sellised lepingud, kus ettevõtjad ise kannavad riske, on seni veel olemata. Ja et kui nüüd kokku võtta, et kus maal me siis praegu oleme? Me oleme seal maal, et lõpuks on läbirääkimised jõudnud sinnamaale, et kõik saavad asjadest ühtemoodi aru. Kõik räägivad investeeringu suuruses ühesugustest numbritest, kõik räägivad dotatsiooni suuruses ühesugustest numbritest, keegi ei katsu teist ära hirmutada mingite teistsuguste numbritega. Numbrites on nagu kokku lepitud ja nagu on ka lääne elust olnud lugeda, siis ka majandusministeerium läbi ka ministri suu on väljendanud, et jah, asjal on jumet ja seda võiks ja tuleks teha. Paraku me oleme nüüd selle oma suurejoonelise pikaajalise 12-aastase ettevalmistusajaga jõudnud aega, kus praktiliselt on ära langemas idasuunaline transiit. Meie raudteesüsteem on olnud seni selline, et siis infrastruktuuri kasutamistasu on olnud see, mida on suuremas osas maksnud transiitvedajad ja selle infrastruktuuri kasutamise tasu arvelt on doteeritud reisijate vedu. Ja nüüd on jõutud sellisesse seisu, kus infrastruktuuri kasutamise tasu on langenud niivõrd palju allapoole, et sellest rahast ei jätku enam mitte ainult reisijate veo doteerimiseks, vaid ei jätku aga enam Eesti Raudtee endale vajalikeks investeeringuteks. Ehk siis esimesed aastad on need, kus riik planeerib oma muudest tuludest toetada Eesti Raudtee enda investeeringuid. Ehk me oleme praegusel hetkel sattunud kõige ebasobivamasse aega. Tollel hetkel, kus me oleme nagu vaidlused ära vaielnud 12 aasta jooksul. Ja siis me jõuame kohale, lõpuks saame asjadest ühtemoodi aru, lõpuks on jõutud sinnamaale, et hakkame lepinguid sõlmima. Ja nüüd me oleme olukorras, kus tegelikult tähendab see otsest kulu riigieelarvele ja see asjaolu on, ütleme siis, viimase 3-4 kuu jooksul mõjutanud siis või pidurdanud läbirääkimisi, ehk siis osapooled on pigem äraootaval seisukohal ja pigem vaatavad, et mis saab, kus saab, kuidas üldse poliitika kujuneb, sest et nii nagu on räägitud haigekassa suhtes, et riik peab muudest tuludest maksma haigekassale lisaks, et meie oma sotsiaalkindlustusmaksed ja sotsiaalmaksud ja haigekassasse laekuvad vahendid ei kata ära haigekassa kulusid, siis täpselt samasugune seis on kohale jõudnud Eesti Raudtees, ehk siis, et infrastruktuuri kasutustasudest laekuvad vahendid ei kata ära ei reisijate dotatsiooni ega raudtee enda investeeringu vajadust. Ja see on nüüd just selle ajajärgu probleem. Põhimõtteliselt oleme me jõudnud siis nii kaugele, et meil ehk saab vastu võetud ka meie planeering ja investeeringute osas on olemas ühised arusaamad, aga kulude osas on praegu üleval kõhklevad meeleolud ja sellepärast ei saa mina praegu öelda, mis aastal alustatakse raudtee taastamist. Sellepärast, et otsust veel ei ole. 4 kuud tagasi olime me kõik oluliselt rõõmsamad või 5 kuud tagasi selle aasta alguses veel, sest me nägime, mismoodi me liikusime just selle esimese etapi, et turba otsa käiku andmisega liikusime jõudsalt edasi läbirääkimistel majandusministeeriumiga
ja nüüd on jällegi selline äraootav seis, ehk mis saab siis lõpuks üldse nende kuludega ja rahadega, mis on vajalikud. Aga selle veel 5 minutit võib-olla nii palju, et korraks veel üle käia. Väga tihti küsitakse avalikus ruumis, et kas te ikka teete õiget asja. Kellele seda ikka vaja on? Ja kes see ikka sõitma hakkab? Ja miks ometigi? Ja lõpuks ütleb keegi, aga ilma raudteeta on meil parem, kui meil oli raudteega. Et paraku ta on niimoodi, suured infrastruktuuri objektid mõjutavad kindlasti ka üksikisikuid. Ja sellepärast ma ütlesin, et võib-olla me ei suuda lahendada kõigi probleeme selle planeeringu käigus ka, aga ehk me suudame neid leevendada. Aga selleks, et vastata küsimusele, et kas me ikkagi teeme õiget asja, siis jah, me teeme õiget asja ja see, et me teeme õiget asja, ei ela mitte, see tunne ei ela mitte ainult Haapsalu ja Läänemaa rahva hinges või südames ja see ei ole mingisugune nostalgia, vaid see asjaolu, et me teeme õiget asja, on sisse kirjutatud praktiliselt kõigisse Eesti strateegilistesse dokumentidesse ja alustame kõigepealt sellest pihta, et raudtee lõpeb ära Riisiperes ja seal käib tööpäeviti 12 rongi ja puhkepäeviti 10 rongi. Ja see raudtee lõpp siis nüüd Riisiperes on selline. Turba on 6,5 kilomeetri kaugusel ja Haapsalu on 50 kilomeetri kaugusel. Sellest samast sotsiaalmajanduslikus tasuvusuuringus, sellel on päris keeruline slaid, ma tegelikult võtsin selle tasuvusuuringus. Väga lihtsalt kokkuvõttes on niimoodi, et elektriraudtee tegemine, pikendamine Turbani on sotsiaalmajanduslikult tasu, investeering on 6,2 miljonit eurot. Ei ole sotsiaalmajanduslik tasu elektrifitseeritud raudtee pikendamine Rohukülani niimoodi, et ei toimu ettevedu. Mida tähendab ettevedu? Ettevedu tähendab seda, et bussiliinid peaksid minema korrigeerimisse. See oli just seesama, mida me koos Harjumaa ühistranspordikeskusega tegime, et vaatasime bussiliine. Et bussiliin ei peaks jooksma paralleelselt rongiga ja kui teine asi on see, et kui sellel ajal ei ole rongi, siis sõidab muidugi nagunii bussiliin. Või kui rong ei sõida sellel ajal vastavalt graafikule. Aga kui sõidab rong, siis buss ei sõida koos rongiga, et üks sõidab raudtee peal, teine sõidab kõrval maantee peal, vaid siis sõidab buss kuni raudteejaamani, laseb rahva maha, ütleb, et palun minge rongi edasi ja toimub nii-öelda ettevedu. Ehk siis juhul, kui korraldada ettevedu ja bussiliine sellega seoses ka ümber korraldada, siis muudaks see sotsiaalmajanduslikus tasuvaks ka Rohukülani raudtee pikendamiseks. Palju on küsitud seda, et kes siis ikkagi sõidab ja päris valgustav on olnud see, mis on toimunud praegu üldse Eesti raudtee. Kõik need liinid, kus on renoveeritud raudtee, kiirused on suurenenud ja uued rongid on peale tulnud, kõikidel nendel liinidel on hüppeliselt tõusnud reisijate hulk. Ja näiteks Riisiperes, kus praegu rong pidama jääb, kus on 885 elanikku, natukene vana võib-olla, aga tõenäoliselt ei ole seda väga palju tõusnud ega langenud see number, siis 2014 aastal Eesti Elron luges kokku reisijad, ehk kes väljusid või kes sisenesid Riisiperes, ja neid oli 90 000. Et kui 800 elaniku peale on 90 000 reisi aastas, siis kui palju siis võiks olla reise Haapsaluni või Rohukülani, kus tagamaa on tegelikult kokku 45 000 inimest. Et selles mõttes sai kinnitus tasuvusuuringus
toodud reisijate arvud, ehk siis, et 767 000 reisi aastas, kui bussivõrku palju ei muudeta, ja 1,4 miljonit reisi aastas, kui bussivõrku muudetakse. Ehk siis need prognoosid, mis olid tasuvusuuringus antud, need on täiesti realistlikud ja neid kinnitavad praegu Elroni poolt tehtavad loendused väiksemates jaamades, kas või selles samas Riisipere jaamas. Transpordi arengukava 2014 kuni 2020 räägib rongiliiklusest ja Tallinna ühendamisest tema tagamaaga. Ta räägib sellest, et rongiliikluse mahtu tuleb suurendada ja panustada raudtee arendamisse eelkõige kaugemate piirkondade pealinna vaheliste ühenduste parandamiseks. Meie transpordi arengukava räägib sellest, et kuni aastani 2020 peaks rongireisijate hulk 2 korda suurenema ehk 4 miljonilt 8 miljoni reisini aastas. Ja selge on see, et kui rongkilomeetrite arv tema praeguses areaalis ehk praeguste rööbaste peal, kui seal tahta suurendada, ei ole võimalik panna enam Tallinna ja Keila vahel või Tallinna ja Tartu vahel 2 korda rohkem rongi sõitma. Nad lihtsalt ei mahu ära sinna. Et reisirongi liikluse areaali tõstmine on hädavajalik, vaadates juba meie transpordi arengukava mõõdikuid ja kui panna need eesmärgid siis graafikusse, ehk siis reisijate arv, milline ta peaks olema ja seni tehtud investeeringute toel on reisijate arv tõusnud hüppeliselt. Nüüd on küsimus, kas ta jääb sellele tasemele püsima või hakkab veelgi tõusma ja siin juba on oluline osa ka lisanduvatel rongiliinidel ja nii Turba kui Haapsalu lõigul. Ja muidugi need teadmised, mis meil on kogu aeg olnud, ehk siis Lääne maakond on ainus maakond Mandri-Eestis, kus raudteeliiklus puudub ja sellepärast me oleme siin ka nulliga siin lõpus. Ühistranspordi dotatsiooni eelmise aasta numbrid kokku võtta, siis kui arvestada summasid, siis on Lääne maakond eelviimane. Siin ei ole sees raames, sest niipea kui raamid panna otsa, siis on Hiiu ja Saare kõige esimesed. Kui palju ühele maakonnale eraldatakse ühistranspordi dotatsiooni. Aga kui me raamid ära võtame, siis on summad sellised. Aga Lääne maakond on siin ilma raamideta ja koos raamidega. Ja kui ühe inimesest rääkida, siis Lääne maakond ühistranspordi toetustes on allpool 4 ühe inimese kohta, ehk siis suhtarvuna. Ja kui praegu on raudteeliiklused, raudteetrassid sellised, et Lääne regioon Lääne suund jääb katmata ja jääb Riisiperre pidama, siis linnaregioonidest on siiamaani ainus regioon, on Lääne regioon, Haapsalu regioon, mis on ilma raudtee kattuvuseta ja Hiiumaale eraldi ring ümber, sest see on täiesti omaette sihtkoht ja reisijate voog. Ja see välja venitatud nokaga elevant on tegelikult Eesti, ehk siis räägib aegruumilistest vahemaadest, kui kiiresti ja kui mugavalt inimene saab ühest kohast teise, siis tegelikult selgub, et Lääne suunast on aegruumilistest vahemaad kõige suuremad ja raudtee ja kiire ühenduse olemasolu on selle Eesti kaardi normaalsesse kujusse tagasi lükkamiseks ääretult olulised. Kui rääkida sellest, et kui suur see investeering on, see on hirmsasti kallis, siis tegelikult on juba praegu 70 miljonit eurot investeeritud Tallinnast läände jäävasse raudteesse. Ja nagu me teame, siis lõpeb raudtee ära Riisiperes 800 elanikuga asulas. Ja uued diiselrongi
Tallinn-Keila-Paldiski raudtee, Tallinn-Tartu rekk, Tallinn-Keila-Paldiski rekk, Viljandi raudtee rekk, kõik need investeeringud on olnud sellised ja siis Turba raudtee oleks Turba raudtee ots, esimene samm sellest, oleks nii suur siin kõrval. Et praktiliselt ta nagu ei tohiks valmistada peale. Jah, veel ka korraks uudis sellest, et kas on lootust, et see asi saab positiivselt lahendatud. Viimati rääkides majandusministeeriumi ametnikega olid nad nagu ühest otsast nagu nõutud, sest seda kõik, mis ma räägin, seda on teada ja sellest on majandusministeeriumiga räägitud. Ja siis nad ütlesid sellise lause, et no jah, aga teil on see toetusrühm. Ehk siis tegelikult tajutakse seda, et see üldine valmisolek või üldine tahtmine Haapsalu raudteed taastada on hästi suur ja sellel tahtmisel on tegelikult taga ka poliitiline surve Riigikogus endas. Ja see tähendab, et mina vaatan tulevikku lootusrikkalt. Selle teadmise, ma toon jälle paralleeliks haigekassa, et selle teadmise, et me peame hakkama tervishoiusüsteemile mujalt riigieelarvest raha juurde tooma. Me peame seda leppima sellega, ükskord kokku leppima, et jah, nii teeme. Selle teadmise, et ühistranspordi doteerimine nõuab lisavahendeid juba praegu riigieelarvest. Sellega me peame ka lihtsalt leppima. Raudtee infrastruktuuri kasutustasud ei kata seda enam ära. Ometigi mitte ükski raudteel reisija ei sõida ilma dotatsioonita. Ükskõik isegi Tartusse, ei Viljandisse, ei Pärnusse, ei Tapale, ei mitte kuskile. Mitte ükski ei sõida ilma dotatsioonita. Selles osas ikkagi see regionaalse võrdsuse ja võrdsete võimaluste tagamine on oluline ja kuivõrd ka meil on olemas tegelikult toetus ja toetusrühm ja see oli nagu tol hetkel minu jaoks nagu äratundmine, kui mulle majandusministeeriumi ametniku poolt öeldi, et no jah, teil on ju toetusrühm. Ja ma ütlesin, et meil on toetusrühm. Nad teaks, et meil on toetusrühm. Nii et me lähme oma tegevusega edasi ja sellest, mis raudteeplaneering endast kujutab, räägib Liis. Aga viimane kord, kui ma kellu vaatasin, siis oli 5 minutit enne pool. Ma mõtlesin, et ma 5 minutit räägin veel. Ei, tegelikult küll rohkemast. Meil on tegelikult ajavaru olemas. Aga kas küsimusi on? Kas minule küsimusi on kellegi? Kas kui nüüd tuleb näiteks uued Riigikogu valimised ja uus valitsus juhtub tulema teine erakond võimule, kas siis ei võida sellele jälle kriipsu peale tõmmata? Sellega on nüüd niimoodi, et see nii nagu see toetusrühm Riigikogus on üle elanud 2 valimised. Ehk vahepeal olid ju valimised. Ja kui eelmisel valimistel oli, eelmises koosseisus oli toetajate arv 15, siis praegu on 51. Teine asi on see, et nii kui nii hoolikalt vaatama, mis juhtub Rail Balticaga. Ehk see tähendab seda, et sellel hetkel, kui Rail Baltica läheb ehitamisse, sellel hetkel kõik Eesti ja välismaa raudtee ehitamisega seotud jõud koonduvad Rail Balticale. Me peame oma otsuse kätte saama enne Rail Baltica ehitamist, sest iseenesest kuni Haapsaluni välja ehitamine, siin ei ole vaja otsida transpordiauku. Ehk see tähendab seda, et kui keegi tahab rekonstrueerida Tartu vahelist lõiku, siis ta peab ootama selle hetke ära, kus rongid ei sõida öösel näiteks, teeb ruttu 12 tundi tööd, korjab kõik asjad pealt ära ja päeval sõidab jälle rong edasi. Siin seda probleemi ei ole. See on tegelikult üks aasta aja ehitamine.
see ei ole pikem. Uut lõiku on vaja teha, no õgvendamist, aga palju nüüd kilomeetreid tuleb niimoodi terve trassi peale Haapsalu-Riisipere vahel? Lääne maakonna piires on see natuke alla 50 kilomeetri ja siis sealt edasi 10. Ei, ma mõtlen, et kui palju kilomeetreid tuleb uut trammi ehitada nende õgvendustega? Õgvendustest ma räägin natuke hiljem, aga see ongi see, et täna me näitame need maksimaalsed õgvendused, mida võiks teha, aga see, kui palju reaalselt neid tehakse või kui suured õgvendused on, seda me täna ei maksimaalselt oli neid... Maksimaalselt on neid õgvendusi ise 10, aga osad nendest on tõesti niimoodi, et raudteeteeliga tuleks kuskil 5 meetri ulatuses nihutada ja siis on meil paar tükki sellist, ütleme, üsna suuremahulist õgvendust, mis on, lähevad kuni 100 meetrini. Tuleb seda nii-öelda kurvi sirgemaks saada. Ehk siis vastuse küsimusele oli see, et mis juhtub, kui tulevad järgmised valimised ja nii edasi. Me katsume enne seda hakkama saada. No see on õige mõttekas. Just. Kuidas haldusreform mõjutab selle raudtee asju? See on nii keeruline küsimus, et see võib mõjutada pigem positiivselt. Kõigepealt omavalitsused saavad ehk rohkem häälejõudu juurde ja kui omavalitsused kõvasti häält teevad pärast haldusreformi, siis see võib mõjutada positiivselt. Järgmine asi on see, et omavalitsuste koostööpiirkonnad saavad olema suuremad kui maakond. Ja ka näiteks praegu toimub arutelu selle üle, et milline võiks olla Läänemaa omavalitsuste koostööpiirkond. Ja kui ühest otsast on pakutud koostööpiirkonnaks meile Pärnumaad, Pärnu-Saare, Pärnu-Lääne, Hiiu-Saaremaad kokku, ehk siis regiooni moodustamas, siis teine mõte on selles, et kuna meie loomulik tõmbekeskus on siiski Tallinn, siis me võiksime olla kas Harju regioonis või on siis mõned täiesti uudsed lahendused regioonide moodustamisel, aga Harju suunas. See võib tähendada seda, et juhul kui, nii nagu me tegime seda tasuvusanalüüsi koos Harjumaa ühistranspordikeskusega, me seda suunda jätkame, koostööd Harju suunas ja tugevdame koostööd Harju suunas, siis see võib pigem positiivselt mõjutada. Nii et selles mõttes haldusreform negatiivselt kindlasti ei mõjuta, kui siis positiivselt. Kas seda algul proovite teha Pärnu suund? Siin nagu see tõmbekeskus Pärnus oleks meil? Jah, see on üks idee, mis on laua peal. Ma ise eelistaksin teisele poole. Ja Tallinn muidugi kindlasti on. Jah. Nii. Minu kord. Jah, sinu kord lõpuks. Ma algatuseks küsin, kas on täna siin keegi ka, kes on otseselt sellest raudteetrassist puudutatud. Et kui on, siis ma pärast täiesti olen valmis rääkima ka täpsemalt mingitest lahendustest. Seal taga seina peal on kõik need planeeringu joonised ja praegu see on küll minu laua peal, aga siin on ka seletuskiri, et siin on natuke täpsemalt lahti selgitatud seda lahendust. Aga natukene selleks Neemel ka rääkis, miks me seda teeme, aga hästi palju on küsitud ka nendel aruteludel, et miks üldse praegu planeerida, kui võib-olla raudteed ei tule nii pea, siis ongi selle planeeringu põhiline eesmärk reserveerida see koridor ära. Et üks teema on see, et me hästi palju räägitakse sellest maareformi lõpetamisest, et saada ikkagi selgeks, et see on raudtee jaoks vajalik maa. Teine asi on, et hoida ära selliseid arendusi, mis hiljem võiksid takistada näiteks seda raudtee rajamist, et võib-olla on seal liiga lähedal elamualad kavandatud, midagi muud, mis kas takistab või raskendab seda raudteeliikluse rajamist. Ehk siis täna me tegeleme sellega, et panna see koridor nii-öelda raudtee jaoks broneerida ära. Ja teine asi muidugi see ka, et siis on kohe võimalik hakata ehitusprojekti koostama. Et täna, kui tuleb see otsus ja me seda planeeringut praegu ei teeks, siis kõigepealt tulekski teha planeering, see võtab aastaid aega, ehk siis me oleme nii-öelda nüüd kohe valmis hakkama projekteerima. Ja
Ja kavandatavast raudteest nii palju, et täna me räägime elektriraudteest ja me kavandame elektriraudteed, mis tähendab seda, et kui me hindame mingeid mõjusid, kui me planeerime maad, siis me arvestame, et see tuleb elektriraudtee. Samas, kui alguses näiteks pannakse sinna käima ainult diiselrongid, siis see on ka okei, aga lihtsalt selle koridori planeerimisel me oleme arvestanud, et kõik, mis on elektriraudtee jaoks vajalikud asjad, veoalajaamad ja nii edasi, et need kõik mahuvad sinna sisse. Ja Neeme rääkis siin sellest kiirusest ka, et täna on meie eesmärk ikkagi leida selline koridor, et rongid saaksid sõita 160 km tunnis. Kas projekti käigus otsustatakse, et mõnda õpendust ei tehta nii suurt, võib-olla üldse loobutakse, et see on projekti küsimus, aga täna selle koridori planeerimisel me näeme ette, et see võiks olla kuni 160 km tunnis. Ja see ka, et täna me näeme ikkagi eelkõige reisijate vedu ja kui kunagi tekib vajadus hakata kaubavedusid sellel lõigul vedama, siis tuleb teha täiendavad uuringud, täiendavad planeeringud. Ja ikkagi sellest, et miks siis see 160 km tunnis meie eesmärk on, kõik need, Neeme rääkis ka nendest uutest flirttüüpi rongidest või nendest porganditest, et tegelikult nende kiirus või maksimumkiirus ongi 160 km tunnis. Täna lihtsalt ei ole ükski raudteeliin veel niivõrd heas korras, et nad saaksid seda kiirust arendada. Aga ma panin siia ühe järgmise punkti, et tegelikult on nii-öelda esimene eesmärk just Tartu ja Valga liin ja ka Narva suund saada nii heaks, et saaks seda maksimumkiirust kasutada. Ja Neeme rääkis ka sellest, et mida kiirem, mida parem raudtee, seda rohkem kasutajaid ka, nii et tõin siia väikesed protsendid ka, mis on tulnud teistest uuringutest ka välja, et kui palju tegelikult atraktiivsemaks muutub see rongiliiklus, kui ta on kiire. No siin on üks hästi tihe tabel selle kohta, et kui kiiresti sõita saab, et panin äkki kedagi konkreetne huvitab, võime pärast tagasi tulla selle juurde. Et te näete ka, et osades jaamades on see ikkagi väiksem, Haapsalu linnas on kiirus väiksem, Ristil on kiirus väiksem, aga enamus pressi siis võiks olla läbitud 160. Ja siin siis mõned ajad ka, et kui see raudtee ehitatakse nii, nagu planeeringus on näidatud, kui kõik need õpendused rajatakse, siis sisuliselt on võimalik kriisi peale sõita Haapsalust 25 minutiga. Aga mis saab ühe tasaminalistest ülesõitudest? Neid on nii palju. Läänemaal on kõikide ülesõitude koormus selline, et nad võivad jääda ühe tasaminaliseks. Et esimene selline probleemne ülesõit tuleb Ellamil, kus ongi põhimaantee ristub raudteega ja seal, ütleme nii, et on väga-väga suur tõenäosus, et tuleb ehitada vedukt. Aga kõik Läänemaale jäävad ülesõidud võivad olla foori ja tõkkepuuga ülesõidud. Mingid viadukte plaanis ei ole? Läänemaal mitte. Ja panin siia ka need alternatiivid, et kui võib-olla on jäänud kõrvu paari või pooleteist aasta tagusest ajast, kui käis läbi, et äkki raudtee hakkab läbima Taeblat, nii-öelda lõikab Taebla 2 osaks, siis nii-öelda erinevate lahenduste kaalumine on olnud selle planeeringu osa. Aga tänasel hetkel, kui see planeering saab lõpus valmis, siis me näeme ikkagi, et Taeblas jääbki sinna vanale trassile, aga sinna tulevad siis nii-öelda need võimalikud mõned õpendused. Kas neid rajatakse või mitte, see on siis projekti küsimus. Ja täpselt sama nii-öelda erinevate lahenduste kaalumine oli meil Haapsalus, kuna põhiprobleemiks oli see, et kuidas saada siit Rohuküla poole. Et kui vanasti käis see läbi tupiku, siis paraku tänased nii-öelda normid seda tupiku kasutamist lihtsalt me ei saanud seda vanatrassi kasutada ja me pidime leidma mingi lahenduse, kuidas siis sinna Rohuküla otsa peale saada.
et mängisime läbi nii õhtukanda lahendused ja nii-öelda parim lahendus, mille juurde me täna oleme jäänud, ongi siis see, et see sinine joon, mis te näete siin, et see peatuskoht 1, võimalik peatuskoht tuleb siis sinna nii-öelda, see kiltsi teedeb väikse kurvi siin ja siis teeb sellise suure pauna ja jõuab olemasoleva raudteetammi peale. Ja miks ma küsisin ennem, et kas on keegi, kes on otseselt puudutatud sellest raudteest, on see, et meil tegelikult 15. septembril lõppes just avalik väljapanek ja me saatsime kõikidele nendele inimestele, kes jäid siis sinna planeeritava koridori sisse ka isiklikud kirjad ja trassikoridor ongi siis selline ala, kuhu peab tulevikus mahtuma raudtee koos kõikide oma nende toetava taristuga, et kõik platvormid, igasugused kontaktvõrk, et kõik see peab jääma sinna trassikoridori sisse ja kaitsetööd samamoodi. Ja see on üldjuhul 35 meetrit mõlemale poole seda planeeritud telge, ehk siis selline 70 meetri laiune vorst, ütleme siis nii. Ja siis siin on ka need kohad, kus me tõesti siis näeksime vajadust, et seda raudtee nii-öelda kurvi või kõvelikku tuleks õgvendada, aga kuna me täna ei ole kindlad, kui suurel määral me seda tegema peame, siis ongi nii, et trassikoridor on siis määratud mõlemale poole nii sellest olemasolevast tammist kui ka siis sellest võimalikust õgvendusest, mis tähendab seda, et täna me ei ole otsustanud, kas me teeme õgvendust või ei tee, see on projekteerijate ja hiljem ka kohaliku omavalitsuse otsustada, aga me näeme siis võimalust, et võib kasutada vana tammi või võib siis õgvendada. Ja siin oli küsimus, et kui palju neid õgvendusi on, et ma tõingi siin välja, et kas enamikel on see võõrandamine või nii-öelda maa ostmine ei ole vaja teha või on see väga väike ja siis on paar sellist kohta, kus tõesti see õgvendus on üsna suuremahuline. Peatuskohad. Ristik, Valivere, Taegla. Nagu arvata on, mõnes kohas on meil 2 erinevat võimalust, kuhu platvormi teha, samamoodi hiljem tuleb läbi mängida, läbi kaaluda ja siis otsustada. Selline väiksem peatuskoht Uuemõisasse ja Kastani piirkonda. Ja Haapsalu puhul on samamoodi, et me näeme võimalust, et rongid võiksid tulla ikkagi siia vana raudteejaama ette ja teine võimalus on siis peatuskoht, mis jääb sinna Rohuküla keeramise suuna peale. Ja samal ajal võib välja ehitada ka mõlemad lahendused, nii et see on jälle hilisema otsustamise küsimus. Ja siin on veel hästi oluline minu arvates asi, mida üle korrata see, et täna me ei pane paika liiklusgraafikut. Et on siin olnud vaidlusi selle üle, et kas kõik rongid peavad peatuma, ma ei tea, X peatuskohas. Et me näeme ette need peatuskohad, aga see, kus sõidab kiire rong aeglane, kus ta peatub, see on juba raudtee nii-öelda haldaja või kes opereerib selle ettevõtja otsustada. Nii et planeering seda ei määra ja planeeringuga ei saa seda määrata, siis seda õigusplaneeringu ei ole. Ja igaks juhuks panin siia selle Haapsalu peatuskoha lahenduse ka, et kuna me täna siin istume, siis oleks ülevaade, et kuidas see siin välja võiks teha. Ehk siis üks variant ongi jaama on ees, see on variant B ja variant A on siis seal ja see on siis Rohuküla minev suund. Ja ideaalis jah, võiks olla 2 erinevat peatuskohta, need rongid, mis siis lõpetavad Haapsalus, võiksid ikkagi jaama on ette saabuda ja need, mis lähevad Rohukülla edasi, siis peatuksid sellel nii-öelda otse läbimurdel. Ja siin oli küsimus jah nende ristmike kohta, et tänasel hetkel me ei näe viaduktide vajadust vähemalt Läänemaal
ja need ülesõidud, mis meil on, et need ongi siis jagatud osad, me näeme, et neid peaks sulgema, need on enamasti niisugused metsa väljaveoteed või isetekkelised teed, osad, mis kindlasti peab säilitama ja siis on üks grupp selliseid ülesõite, mille puhul täna ei ole meil piisavat alust otsustada ja seda siis peaks tegema hiljem. Et kas see tuleks sulgeda või tuleks säilitada. Ja olen siia kirja pannud ka seda, et tänased normid näevad ette, et on kindlasti foor ülesõidu puhul ja sõltuvalt sellest, siis kas see vaateväli või see nähtavus on hea või kui ei ole hea, ehk siis see nähtavus kolmnurk, mis on tegelikult hästi suur vaba ala, mis peab olema vaba. Et kui seda ei ole võimalik tagada, siis tuleb panna ka tõkkepuu. Aga ütleme nii, et ka meie loodame ja tehniline järelevalveamet, kes on siis vastutav raudteeohutuse eest, on öelnud, et nad järjest rohkem panevad nii ehk naa, nii foori kui ka tõkkepuud, kuna see on nii palju ohutum. Et loodetavasti jah, enamik nendest ülesõitudest saavad nii foori kui ka tõkkepuu. Selliste kiiruste juures oleks ikka tõkkepuu vist mõttekad, kui rong tuleb 160 km/h kiirusega. Ja mõni seal eirab lihtsalt seda foori tulnud. No tõsi ta on, et ega on võimalik ka seda tõkkepuud lähe. Aga ütleme nii, et kas või psühholoogiliselt on endal lihtsam aru saada, et kui tõkkepuu on ees, siis kindlasti rong tuleb. Et kui näiteks sõita läbi Türi või mind isiklikult näiteks ma ikka peaaegu jään seisma ja isegi kui fooris on lubav tuli, siis vajadus ise kontrollida. Et ma olen nõus, et see tõkkepuu kasutamine võiks olla vähemalt enamikel ülesõitudel. Ja siin ongi näha selline tüüpiline ülesõit, see on küll rohkem linnakeskkonnas, aga iga ülesõidu koha peal siis peaks olema võimalus ka jalakäijatel üle minna. Et kas see on siis sõidudest eraldatud või ta on lihtsalt siis samal tasapinnal, et see on siis nagu hilisema lahenduse küsimus. Ja ülekäigud, mis on siis mõeldud jalakäijatele, et samamoodi peab olema hea nähtavus, rattatõkked kindlasti, et ei oleks võimalik rattaga otse peale sõita, ehk siis, et tuleb teha selline nii-öelda siksak, vajaduse trepid ja pandused, kui on mingisugused kõrguste vahed ja üks nii-öelda positiivne asi, mida me taaskord loodame, et kasutatakse rohkem, on see, et ka jalakäijatel oleks foor. Et ei peaks lähtuma ainult sellest, kas ma näen või ei näe, vaid mul ongi foori tuli, mis ütleb, et kas rongi tuleb või ei tule. Et loodetavasti seda kasutatakse ka rohkem. Aga siin on näha sellised hajaasustuses olevad ülekäigud, et otse minna ei saa ja vaateväli peaks olema üsna vaba. Loomade viadukte ka pole planeeritud? Loomade viadukte me oleme analüüsinud neid loomade liikumise koridore ja ütleme nii, et õnneks on sellised kohad, seal, kas on juba rong sõidab olemasolevast nii-öelda viaduktist või sillast üle, et otseselt eraldi nende jaoks vaja rajada ei ole. Et just sellised väikesed veekogu kaldad, kust loomad liiguvad, et jah, sellised ökodukte nagu Rail Balticu jaoks ei ole vaja teha. Saavad. Selles suhtes, et see tamm enamikus kohtades ei ole nii kõrge. Et meil on tõesti lõike, kus see raudteetamm on Valivere lähedal lausa 3–4 meetri kõrgune. Aga seal samas kohas on ka olemas sellised olemasolev vana maakividest raudtee viadukt. Ehk siis, et loomadel on võimalik liikuda see viadukti alt läbi, ehk siis raudtee alt läbi.
autost ja et kindlasti selle peale on mõeldud. Ja üks temaatika on ka piirded, et näiteks kuskil tiheasustusalal, kus inimesed on harjunud käima lihtsalt raudteest üle, et see on üks selline koht, kus tuleks mõelda piirete peale, sest need on väga suured sellised ohukohad. Jah, aga see tähendabki seda, et need ülekäigud tuleb panna sellistesse kohtadesse, mida inimesed ka reaalselt kasutavad. Et seal planeeringus meil on ka näidatud need kohad, kuhu peaks see ülekäik tulema, et need põhilised marsruudid. Et loomulikult ei saa panna kinni inimeste ülekäiguradasid, mida väga palju kasutatakse, sest nad leiavad mingisuguse koha, kust üle käia ja see on ju ohtlik. Ja kohe varsti hakkan lõpetama, aga planeeringu juurde käib ka selline teine hästi pika nimega dokument, keskkonnamõju strateegiline hindamine, kus on siis kirjeldatud igasuguseid mõjusid alates mürast, vibratsioonist, kuidas konnad raudteest üle saavad kuni tõesti metsloomadeni välja. Ja see on selline asi, mida tuleb raudtee planeerimisel teha. Ja sinna on kirja pandud ka kõik sellised kohustuslikud meetmed, ehk siis, et mida tuleb jälgida raudtee ehitamisel, mida tuleb jälgida siis, kui raudtee juba käigus on, ehk siis kõik need nii-öelda kohustuslikud asjad. Et see dokument on seal ka tutvumiseks. Siin peaks olema paika loksunud juba 100 aastat raudtee töötas. Jaa, aga samas näiteks see sama põhiprobleem, et meil ei olegi enam raudteed 21 aastat olnud, me ei ole enam harjunud. Jah, aga 20 aastat on ikka väga pikk aeg. Ja teine asi on see, et raudteetamm on niivõrd tore koht, kuhu tekivad sellised toredad kaitsealused liigid näiteks. Raudteetammi peal on meil päris mitu kohta, kus on orhideelisi. Näiteks Metsise elupaik on raudteetammi ääres, nii et ütleme nii, et kõike seda tuleb seal dokumendis käsitleda, rääkida, kuidas metsistele meeldib, mida tuleb teha, et metsis ei saaks surma raudtee peal. Ehk siis on selline mõnus patakas, mida lugeda. Ja mis on hästi oluline selle puhul on see, et seal on kirjeldatud sellist maksimaalselt negatiivset mõju, ehk siis, et müra puhul on kirjeldatud seda kõige hullemat versiooni ja vibratsiooni puhul seda kõige hullemat versiooni, et hiljem, kui on mõjud väiksemad, siis on tore, aga et me oleme võtnud selle kõige negatiivsema võimaliku mõju. Ja ma mõtlesin, et ma siin metsistest ja konnadest ja roomajatest teile ei räägi, et räägin ainult sellest mürast ja selleks, et müra hinnata, siis me modelleerisime seda. Kuna rongi ei ole, mille müra mõõta, siis me nii-öelda panime programmi kõik need andmed sisse ja saime selle eeldatava müra. Ja tuleb tunnistada, et väga hästi selle 50 kilomeetril on ainult 3 eluhoonet, mille puhul võib olla selline väike ülenormatiivne müra. Ja see tähendab seda, et siis tuleb sinna luua müratõkkeseinad või siis näiteks fassaad teha kindlamaks, helikindlamaks. Et see on selline inimese jaoks, ma arvan, üks hästi oluline küsimus. Panime siia piirangutest ka, et kui küsitakse, et nii, et panete selle koridori paika, et mis nüüd saab, et mul meil maa jäi sinna koridori sisse näiteks, et kas te nüüd võtate mult maa käest ära, ei võta, võib jätkuda täpselt sama kasutus, ainuke nii-öelda nõue meie poolt on see, et kui keegi tahab sinna kas või maja ehitada, siis selle kohta tuleks siis küsida jälle tehnilise järelevalve ameti nõusolekut, et nemad vaatavad siis, et kas see maja või see mis iganes hoone hakkab kuidagi mõjutama hiljem raudtee taastamist. Ja kui see kuidagi ei takista, siis nõusolek ka tuleb. Ja samamoodi projekteerimistingimused, ehitusload, et nemad vaatavad üle, kas see lahendus on kuidagi takistab hiljem. Ja lõpetuseks see, et nagu Neeme ütles, me oleme lõpusirgel. Meil on lõppes just selline viimane suur avalik väljapanek ja järgmisel nädalal on meil arutelud Lääne-Nigula valla osas
kolmapäeval ja Ida-Viru ja Haapsalu osas neljapäeval. Ja need kõik on õhtul kella 5 ja täpne info on siis meie koduleheküljel, et kui kedagi huvitab, siis seal me räägime isegi veel täpsemalt, aga nende eesmärk on ikkagi lahendada ära neid viimaseid vaideid ja viimaseid vaidlusi. Kui palju see lobitöö üldse kõik on umbes maksma läinud riigile või ja kui see ükskord peaks ikalduma, et see oleks tohutu rahaline kadu, siis kõik need projektid ja uuringud ja kõik, mis on tehtud, et siis läheks see nagu ette. Neeme võib nendest uuringutest täpsemalt vastata, ma arvan, et lobitöö on selline, sinna numbrit ei ole võimalik taha panna, aga mina isiklikult tean, mis on seotud planeeringutega, aga ka varasemad projektid selle kohta tuleb meile. Need on suht kallid uuringud. Tõsi ta on, et täpselt nagu selle planeeringu käigus me pidime uurima, kus nad elavad, kuidas nad liiguvad, samamoodi, et kus kohas metsis mängib. Et see planeering on siuke hästi mahukas ja hästi palju erinevaid valdkondi, mida sinna kokku võib panna. Täpselt samamoodi see müra modelleerimine, et need kõik tööd on kulukad. Ma täpsustan siin kõrvalt, et tegelikult on niimoodi, et kuna maavalitsus tegi seda planeeringut ise ja viis varem töötas maavalitsuses ametnikuna nüüd küll projektijuhina, siis meie eesmärk oligi see, et me ei tegi kalli raha eest projekteerijat eraldi ja planeerijat eraldi, vaid planeerijat just, et me teeme kõiki neid uuringuid nii-öelda täpselt, väga täpselt selle ülesande jaoks ja no me ei saa vist rääkida kümnetest, kui siis võib-olla mõne 10,000 eurost. Aga see uuring vist läks maksma 3 miljonit krooni. See Lääne Harju ja Läänemaa ühistranspordi oli 3 miljonit krooni, aga need on hoopis teistsugused kategooriad, kui me oleks tellinud endale planeerija, liisi asemel planeeritud firma, no siis me oleks tõesti, meil lihtsalt ei olnudki seda raha, ütleme nii. Pidimegi tegema rohkem tööd, nii et liisil on, see on liisil odav tööjõud. Et nii on, nii et see ei ole 10,000 eurosid mitte läinud maksma. Tasuvusuuring oli kõige suurem töö ja see hõlmas siis ka Harjumaa, Lääne-Harjumaa bussivõrgu, raudteevõrgu ja Läänemaa bussivõrgu ja raudteevõrgu. Ja see oli kokku 200 000 eurot. Ikkagi on üle kadu, kui ta nüüd läheb lihtsalt kaduma see, kui mingi põhjusel. No ei, seda nüüd muidugi. Et ei toimi see pärast. Jutt ei ole rahas, jutt on sellest, et keegi on aastaid tööd. Aeg ja aeg, inimeste aeg ja jõuressurss ja kõik see kokku, et selge see on suur töö tehtud, jah. Kui rääkida Roki on bussiliinidest, siis ju ütleme niimoodi, et Tallinn on nii bussiliinidel kui raudteeliinide suur sõlmpunkt, aga samas on bussi ja Roki jaam üksteisest kaugel. Nii et selle ühest teise minna vahetada sõiduvahendit on täiesti tülikas ja ebaökonoomne. Et oleks väga loogiline, kui keegi juba tuleb rongiga Tallinna, et ta saaks ka rongiga Riisiperre või kuhugi sinnapoole ja siis oleks bussiliinid ühitatud, et bussid arvestaksid rongide saabumise ajaga või siis vastupidi. Aga nii palju, kui kunagi need bussid ära kaotati, siis jutustati bussidest, mis nüüd asendavad ronge ja millal need viimati käisid, seda vist keegi isegi ei mäleta. Et tegelikult esimene samm võiks ikkagi olla, et kuidagi pidi ühitada, et on kattumisi on näiteks Laagri ja see vana Pääsküla, kus saaks inimene siis minna bussile ja võib-olla Riisiperes, et kas keegi ikkagi ei peaks selle töö nagu ära tegema esimese asjana, et saakski. Ei, see on nüüd see asi, reaalselt ei ole võimalik nagu niimoodi sujuvalt üle minna ja see on tegelikult väga suur puudus. Õnneks on Haapsalus asi parem, et teil on nagu bussijaam ja rongijaam on ühe koha peal. Eks tulevikus on ikkagi, kui see rong sellise kiirusel sõitma hakkab, et busside peal istuvad ikka inimesed rongi peale. Aeg on ju määravalt. Eks ta on, sest ta on samamoodi nagu näiteks praegu on Raplaga. Kui praegu on niimoodi, et nädalas Haapsalu-Tallinna vahel on mitu bussiliini meile. 60, mis
Haapsalu-Tallinna vahel? Jah, Haapsalu-Tallinna vahel, 60 millegiga on bussiliine. 20 liini ikka minna. 20 liini, ma võtan kõik kokku. Sa võtad väljumisi või? Väljumisi, jah. Päevas? Päevas on 20. Kuskil selle ringis oli... Päevas on 20. Midagi selle ringis oli. Just. Ja kas oli Raplas äkki niimoodi, et oli 14 rongi ja 6 bussi? Et meil on 20 bussi, kui nüüd rongid tulevad sinna sisse, siis nad tõenäoliselt bussiliinide arv vähem. See on arusaadav. Muidugi mitte. Ei, see kindlasti ei meeldi, ega nüüd mulle ei meeldi bussiga sõita, ma ei saa lugeda, mul hakkavad silmad valutama, rongis ma saan sõita. Läheb süda pahaks, kui ma bussis raamatut vanasti, kui käis rong, ta oli aeglasem veel kui buss. Aga ma eelistasin ikkagi rongisid Tallinna sõita. Ta oli ikkagi mugav, sa said liikuda rongis ja sa ei olnud sundasendas. No nii. Kas on veel küsimus? Me lähme kohvi jooma. Aga teeme ühe kohvipausi ja siis võtame letti härra Simmi. Mu prillid pole seks, et peita tühja silmi, vaid et hoopis paremini valgust vaadata. Kui mu tütar jälgib mind, kui veidrat õppefilmi, hea kui päris kõik ei tuleks välja lõigata. Kauni haia, leian kus soovida soove lai.